Tere! Oleme jõudnud esitluste koostamise tööriistade moodulisse. Ja praegune sissejuhatus on siis selleks, et näidata, mis siin moodulis üleval on, mis on vaja esitada, missugused videoklipid siin on ja kuidas üldse selle mooduliga toimetada. Kõigepealt moodul algab sissejuhatusega, kus ma jagan siis olulisi soovitusi, kuidas koostada selline atraktiivne ja visuaalselt kena ja auditooriumile või sihtrühmale sobiv esitlus. Ja sellesama esitluse teises osas ma jagan siis nippe ja nõuandeid PowerPointi kasutamiseks. Kuna tõepoolest PowerPointi ma arvan, et kõik on kindlasti näinud, kindlasti esitlusi on tehtud, enamus teist kindlasti on ka ise PowerPoint esitlust teinud, siis ma väga selliste tavapärastele asjadele ei keskendunud, vaid rääkisin pigem sellistest nippidest ja nõuannetest või uuendustest, mis PowerPointis on võimalik teha. Küll aga ka nendele, kes tahavad meelde tuletada, meenutada, kuidas PowerPointis midagi tehakse, siis on mul siin otse link PowerPointi koolituse lehele, ametlik PowerPoint Windows koolituse leht, kus siis on sellised väikesed videoklipid, kuidas teha animatsiooni, video ja heli lisada, kuidas esitada slaidiseansse, kuidas pilte graafikat lisada, kuidas toimuvad slaidid ja paigutused 3D mudelite kohta, nii et kõik selline oluline asi. Siis on ka Mac arvuti jaoks väike spikker, siis on kiirklahvide spikker, erinevad mallid, nii et kindlasti soovitan seda lehte ka külastada. Ja edasi vaatame juba selliseid teisi esitlustarkvarasid nagu näiteks Prezi, mis on ka tänapäeval väga aktuaalne. Ja siin ma ei hakanud esitlusi tegema, kuna on olemas väga selged ja kenad videojuhendid, kuidas Prezi esitlust teha. Siin Siret Lahemaa poolt on üks videotutvustus ja teine on Markus Alliku poolt videotutvustus. Nii et saate need ka läbi vaadata ja saate ettekujutuse, mida see Prezi endast kujutab. Ja lisaks on selline Prezi loomise juhend ka PDF-failina siia lisatud. Nii, ja kõik need sinised alajaotused, nad lähevad siis lahti siis, kui te klikite siin kliki kuulamiseks peal. Ja esitluste koostamisest räägin veel ka Canvas ja Google Slide'is, sest jällegi erinevad võimalused on inimestel, erinevad eelistused, nii et siin on jällegi üks Canvas esitluse loomise õpetus ja siin all vaadake kindlasti on Canva Progre-tiigri leht, mis viib teid siis jälle täiesti teisele Progre-tiigri kodulehele, kus teil on siis ka hästi palju põnevaid õppematerjale ka üldiselt õppematerjalide loomiseks, video loomiseks ja nii edasi. Nii et siin on siis ka Ingrid Maadvere poolt Canvas esitluse koostamine. Nii et soovitan ka kindlasti tutvuda sellega. Ja veel 4. võimalus on siis Google Slides, kuidas siis Google Slidesis luua esitlusi, atraktiivseid esitlusi. Siin on siis ka selline väike tutvustus, videotutvustus ja siin on veel erinevaid kasulikke linke Google esitluse loomiseks. Nii et soovitan tõesti kõik need läbi klõpsata ja teha siis enda jaoks parim võimalik valik. Nüüd, nagu ma lubasin, siis kindlasti ma tahan jagada teiega, kuidas on võimalik siis AI-d ära kasutada esitluste loomiseks. Ja olen siin ise teinud 2 videot. Üks on siis sellest, kuidas on võimalik siis Gamma abil, selline rakendus nagu Gamma, kuidas on võimalik luua esitlusi. Ja teine on siis Prezi AI, mis siis võimaldab tehisaru abil luua selline Prezis esitlust. Nii et jõudu teile kuulamiseks ja usun, et kõik leiavad endale midagi põnevat. Edasi, kuna esitlused sageli nõuavad ka mingisugust videotöötlust, võib-olla heli lisamist ja
palju veel muud ja kindlasti tuleb arvestada sellega, et tuleb siis kasutada tasuta pildimaterjali või kui te võtate kuskilt veebist pildimaterjali, siis te peate kindlasti ka viitama. Nii et siin on mõned täiendavad lingid, näiteks KIMP-programm pilditöötluseks. Siin on lühijuhendid ka olemas, siis on tasuta pildimaterjal, kus te saate pilte selliselt, et ei pea nendele viitama. Küll aga te näete, et siin on siis ärilistel eesmärkidel tegelikult ei ole paljudel juhtudel lubatud neid pilte kasutada. Aga tänapäeval, kui meil on AI tööriistad, siis on täiesti kindla peale minekuil, siis AI teile need esitlused või need pildid ka genereerib. Siis on siin veel heli- ja videotöötluse lingid, nii et soovitan siis ka tutvuda nendel, kellel huvi ja võimalust on. Ja jõuame nüüd siis lõpuks koduse ülesandeni. See ülesanne annab siis 10 punkti, nii nagu lubatud. Ja tegelikult see ülesanne on, näete siin kohe alguses kirjas. Ehk siis tegelikult tuleb teil siis koostada koostada siis esitlus, kas siis PowerPointis, Canvas, Presis või Google Slide programmis. Siis on võimalik saada 10 punkti. Gamma ja Presi AI arvesse seekord ei lähe. Siin on täpsem ülesanne, et koostada siis esitlus teile sobival teemal, siis mis see esitlus peab sisaldama: pealkirja slaidid, slaidtabeliga või diagrammiga, slaidskeemiga ja veel 4-5 slaidi, kokku 6-7 slaidi. Ja kindlasti tuleb siis loetleda kasutatud materjalid, kui te kuskilt kopeerisite, ja kindlasti võiks olla ka lõppslaid. Ja vormindamise poole pealt on siis nõuded, et kuupäev ja slaidi number kindlasti oleks siis kas siis päises või aluses. Siis kindlasti oleks hea, kui teil oleks animeeritud mõni objekt. Slaidi taust peaks olema loodud SlideMasteri abil, animeeritud slaidide vahetus ja luua siis ka oma objektid, kas siis joonised või skeemid. Ja salvestage see esitlus siis selliselt, et see sisaldaks faili nime ja laadige ta siia üles. Nii et nii palju siis sellest esitluste moodulist ja soovin teile siis toredat kuulamist. Rahulikult võtke endale aega, kuulake läbi kõik need videoklipid ja esitage ülesanne. Nii et edukat esitluste mooduli läbimist. Aitäh kuulamise eest!